Ahoi rahvas, kuidas teil läheb? Palun öelge mulle, kuidas sul läheb? Nagu ikka, jällegi alustama sellest oma rääkimist, et kõik, mida ma selles videos räägin, need on minu enda mõtted ja kui sinul on teistsugused mõtted ja sa ei nõustu minuga, see on okei. See on tore, kui sa nõustud, aga see ei ole kohustuslik ja võimalikult vabatahtlik on kõik. Vaadake, praegu on aasta põhimõtteliselt kõige ilusam aeg. Minu jaoks, mulle meeldib kevad kõige rohkem, siis nagu loodus ärkab ellu, igast sirelid, värgid ja selline energia, mõnus energia, positiivne energia hakkab inimestel sisse tulema ja see on väga hea, see on võimas. Millest ma teiega täna rääkida tahan? Siin on paar asja ja päris mitu asja. Esimene asi on see, vaadake, ma ütlen ausalt ära, ma ei ole kunagi eriline mingi müügimees olnud või ma ei ole seda õppinud ja kuigi võib-olla võiks. Ma tahan seda öelda, et aitäh teile, kes te mind olete toetanud ja meie tegemisi, see on võimas, see on olnud võimas. Aitäh, et te olete mu videosid laikinud, aitäh, et te olete mu videosid jaganud. See on suur au olla nii-öelda siis elus teiega samal ajahetkel. Ja üks asi veel. Kui te soovite mind veel nii-öelda siis toetada või panustada, siis teil on võimalus tellida selline raamat Mees 6 maskiga või maskita. Selle saab tellida Apollost, selle saab tellida Rahvaraamatukogust. Rahvaraamatust, mitte Rahvaraamatukogust. Seda saab siis osta Prismast või kust iganes. Või kui tahad pühendusega, siis kirjuta mulle. Ja järgmine asi, millest ma rääkida tahan, on see, et mis te arvate, kui hakkas looma kogukondasid, jah? Et vaadates, kuhu suunas see maailm nii-öelda liigub, siis kõige mõistlikum on inimestel, kellel on see võimalus või kellel ei ole ja kes tahab leida seda võimalust, siis kogukondadesse. Ja kus me saame ise oma toitu kasvatada, kus me saame siis elada nii-öelda võimalikult vabalt, üksteist toetada, luua oma traditsioone nii-öelda sellest hullusest eemal. Ja et ma lõin juba siis üle aasta tagasi kusagil sellise Facebooki lehe ka kui Eesti Kogukondade Liit, kuhu siis saavad liituda kõik inimesed, kellel on pakkuda mingisugust toodet, tahab müüa, kes soovib elada maal, kes elab maal, kes soovib elada kogukondades, kes elab juba kogukondades ja nii edasi. Ja kui sul on väga tõsine mõte, et kuule, et see oleks nagu kõva asi, et midagi sellist teha, siis võid ka mulle sellest otse kirjutada, et sul on selline huvi olemas. Ja, elu rahvas, kui me lülitame nädalaks ajaks uudised välja, see on võimas, mis meie elus hakkab juhtuma. Ja. Päriselt, see on nagu suur soovitus. Ma ise minimaalselt üldse praegu jälgin igasuguseid uudiseid. Mulle saadetakse erinevaid asju, aga ma püüan võimalikult vähe hetkel nagu nii-öelda siis taastuda. Jah, et seda vahepeal läks seda liiga paljuks juba. Ja praegu elus on ka muid asju, millele nii-öelda siis saab oma fookus suunata. Me saame oma fookus suunata millegi ägeda ja huvitava loomisse. Just. Et elu on ilus, elu on tore, oleneb kust mätta otsast me seda vaatame ja alati on võimalus näha siis mingis olukorras lahendusi. Jah, et kui me näeme probleemi, vaatame ka kohe lahendust. Et igal probleemil on siis lahendus olemas. Mõnus kevadel õhn. Linnud sädistavad, lilled pressivad maasest välja. See on võimas. Huvitavad ajad tulevad, väga võimsad ja toredad ajad tulevad, põnevad ajad. Ja. Koos oleme tugevamad ja koos eestlased, venelased, rahvas, me saame koos kõigest üle. Me saame koos ükskõik mis eluraskusega hakkama.
nii on. Aitäh teile, kallid kaasmaalased, ja koos muudame maailma paremaks.